Sulle ka tere hommikust. Pole sind eilsest õhtust saadik näinud. Väikesed suuremad ära väga Sarà silenzio
Head lapsed, vallakodanikud, kätte on jõudnud esimene advent. Et kuigi maa on meil roheline, aga tundub, et punast värvi on meil täna juba hästi palju. Kätte on jõudnud aeg, kus soovitakse kõigile kodurahu, rõõmu peredesse ja loomulikult on see meile kõigile hirmus ootuste aeg, et mis siis juhtub päris jõulude ajal. Esimese advendiga käib kaasas ka jõuluküünla süütamine ja ma kutsungi endale Kaisa appi, et me paneksime selle küünla siin põlema. Et taadid võtta natuke kaugemale, et oleks teistel ka näha või serva peale, muidu tagumised inimesed ei näe. Habe võib ka põlema minna, jah. Just. Pane mikrofon juurde, siis teised kuulevad, kes ei näe. Ja ta põleb. On kõiki neid appi ja ka jõuluvanasid, et loeme kõik kõvasti 10-1, et äkki me saame ka kuusel tuleb. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et meil on väga uhke ja väärikas tunne olla siin Ida-Virumaal, ehk siis täna hommikul, tähtsal advendi esimese püha hommikul olla siin Voka suurlinnas. Meile see nii meeldib. Just. Ja taadid tulid kokku üle Eestimaa, tuli Saaremaa taate, tuli Läänemaa taate, tuli Järvamaa taate, tuli Tartumaa taate, tuli Põlvamaa taate, tuli Valgamaa taate, tuli Pärnumaa taate. Nii et taadid, memmed ja päkapikud tulid kokku üle Eesti oma taludest, oma metsaküladest, oma tegemiste juures siia, sest nii teilegi ootuste aeg on ju algamas, ka taatidele suur rõõmuaeg teieni jõuda ja taadid tulid kokku, et koos nõu pidada, täpselt ära jagada, kes kuhu läheb, kuhu ukse peale koputab, et ükski laps ei jääks ootama ja meile jääks selle vastupidi vahvad rõõmsad silmad ja soojad südamed nägemata ja kallistused tegemata. Vot seda ma nüüd tahtsin hästi lühidalt ütelda, eks ju. Aga et nüüd siis annaks selle järje edasi. Aga jah, tõepoolest, see läks ju kohe meelest ära. Jõuluvana Ärlil on see mäluga, et on meil probleemid. Et meil on ju ka jänes siin kohal ja kohe näete tähelepanelikud. Ja põdrast oli juba jutt, aga vaadake, milline ilus väike jänes meil on. Hommikul panime uued patareid sisse. Aga et mitte jääda pikalt söögi ja jänese peale, räägime hoopis piparkookidest ja teest, mida jõuluvanade liikuva postkontori kõrval väga lahkesti pakutakse ja jõuluvanal on kaasas kohe ka teeviite, näitab, mis suunast saab seda teed ja piparkooki võtta. Väga äge. Nii, aga nüüd tõepoolest juba hakkas tööle jõuluvanade liikuv postkontor. Ja see postkontor on sellepärast küll väga imetabane, et siia võivad oma jõulusoovid tuua mitte ainult lapsed, vaid ka emmed ja issid. Aga emmede ja issidega on eriti see tähtis asi, et tuleb lasta ikka kellelgi teisel need kirjad üle vaadata, ehk on mõni kirjaviga sisse sattunud. Ja 2 silma on ju väga hea, aga 4 silma, kui vaatab kirja üle, on ikka palju parem kui näiteks need samad 2, millest just rääkisin. Kuidas see tänane ilm ka tundub? Kuule, ilm on väga hea, lund oleks võinud olla natukene rohkem. Praegu on teda natukene vähe, aga võiks natuke rohkem olla, aga... Niimoodi, kohe. Meil on väike tunglemine siin, aga tuleb põderruusid, jõuluvanad teeme ho, palun. Ja põderruudi
jaksab kõik jõuluvanade kingitused kohale vedada, vahepeal puhkab ka, aga räägi, kas nüüd kabjad on valmis? Kabjad on valmis, rauad on all ja sädemeid lendab. Ja see ongi nüüd jõulukuuse otsa kõik tulnud sädemed jõulusaani alt. Kuhu mahub rohkem kingitusi, kas tänapäeval, kas lennukisse või saani? No mis küsimus on? Loomulikult saani. Toonust. Kaameramehele ka kalli. Käsi ära ju. Üleme koju täna. Emme ka juba. Sina oled vana külas. Vana elab. Postkontorisse, kust kirjadel ei ole tagasiteed. Muidu kui ainult kingituste näol. Aga nüüd jõuluvana võtab küll julguse kokku ja küsib mõne lapse käest, mida tema ka jõuluks jõuluvanalt soovis. Oi, kui ilusad kirjad tulevad. Oot, peame korras kinni. Tere, palju, kuidas sina nimi on? Laura. Aura, ja mida sina jõuluvanalt soovisid? Kõrvaklappe. See on muusika jaoks, jah? Ahah, väga tore, näete. Meil on siin muusika ja pole kõrvaklappe vajagi. Aga vaatame, küsime nimi on. Niimoodi, härra Peetson, ütleme niimoodi, jah? Mida jõuluks soovisid? Monopoli lauamäng, see on midagi ärimeestele vist, noorte ärimeestele, vaata kui tore. Niimoodi, jah, ahah. Jah, kas te ka teate, et jõuluvanade konverents toimub juba 15. korda ja jõuluvanad, nüüd pange tähele, teeme natukene matemaatikat. Kui sellel aastal on 15. kord, siis mitmes kord on järgmisel aastal. Ahah, kusagilt kuulsin, et keegi ütles 25, et siis juubel otsa. Leheküljel www.jõuluvana.ee. Tere tulemast jõuluvanade 15. ülemaalisele konverentsile. Jõuluvanad soovivad rõõmsat advendiaega ja peatseid kauneid jõule. Ja jõuluvana palub siia üles Päkapikene oskab hästi lugeda, sest jõuluvanade konverents on väga tänulik mitte ainult lastele, vaid ka mõnedele suurtele ja isegi vist päris paljudele. Aga täna saavad ära märgitud neist mõned väga suured abilised jõuluvanadele. Niimoodi, kõigepealt ütleb jõuluvana suure aitäh Toila vallavalitsusele. Ho teile! Ja kuna terve vallavalitsus siia kutsuda ei saa, siis kui siin on üks päkapikk Kaisa Pukk, siis palume siia kohe päris üles tronida. Kaisa! Tule aga üles! Nii, palun, see on sulle, ise puhud pärast tule ära ja selle asja anname ka. Nüüd võiks tegi pilti teha. Ja, kuidas Kaisa kukub. Siis suur tänu Milvi Saar. Milvi Saar oskab väga hästi teha värske kapsahutist. Teab jõuluvana öelda, aga mitte ainult. Jõuluvana teab, et see sama liikuv postkontor on osaliselt sündinud Milvi kätetööst ja tema õuest. Ja aitäh Milvikele, aitäh sulle, oi kui tore. Siis Einike Seiko, kas selline inimene on siin? Järelikult jälle rabab tööd teha vist, aga tema oli ka väga suureks abiks selle sama postkontori vundamenti valamisel. Aga päkapikud viivad kohale ära. Ja siis on väga suur tänu öelda veel Toila Spa hotellile ja Kärt Purga on seal olnud telefoni otsas jõuluvanadele mitu korda. Ei tea, kas on ka siin või peavad jälle päkapikud nägema vaeva, et 1004 kihutada Toila poole, et
päkapikk on, jah. Võta see asi palun enda peale, et ronid kõik aknatagused läbi ja aknalauad, et kui leiad Voka kandist mõne kirja veel, et siis saaks ka need pärast siia postkasti toodud. Kui sa ise ei jaksa ronida, siis pane kolleegid tööle, eks ju. Ja võid öösel, ega praegu ei pea minema. Käi ikka öösel aknatagused läbi, jah. Ja teeme niimoodi, et need, kes on pildi peal, on näoga kuuse poole ja need, kes teevad pilti, on näoga jõuluvana postkontori poole. Väga hea mõte. Jõuluvana Kusti, tule sina ka, muidu pole pime. Kuuse pealt natuke eest ära viima. Kas te tahtsite kuuske lükata tahapoole? Kuus on lõpuks ees, Üleüldist ka teha. Ja ma sügavin natuke kuuske tahapoole. aga võib-olla jõuluvana puhuvad. Kuuse natukene eemale. Proovime. Tule päkapikuga pildi peale, tule. Tule ikka. Näe, läkski. Hakkas kõikuma. Hakkas küll, jah, kõikus tahapoole korraks. Teeme nüüd sellise pildivooru. Jõuluvanad kõik ütlevad hooppoole, teised teevad kõik pildi. Teeme ühe pildi veel, jah. Nüüd vist on küll kõik pildid tehtud. Oodake, olge paigal, jõuludateedi läheb ette, siis ta ütleb, mis te tegema kõik peate. Jõuludateedi on väga hea etteütlus, ütleb alati ette. Muidugi, kõik on ilusasti ees. Nii. Kuuleb suur hooga puu pealt, ei hakkate kõik viltu võima. Kõik vajute viltu. Peaaegu. Oi. Ja tuul tuli tagasi. Õnneks peaaegu oli jõuluvana juba pikka. Ja kolmastel. Aravõitu ka siuksed taadid ja seal Saaremaa peal oleme. Käime jälle ringi seal ja... Aga nüüd oli üks tugev torm, see vedas meid jälle siiapoole. Nii, tulime siia, siin oli ka torm, aga see torm vaibus täna. Nii me vist hakkame õhta poole kodu minema. Ja homme tuleb jälle torm. Ja... Siis me tagasi, siis läheb tööks. Aga teile sooviks ilusat advendi ja jõuluaega. Ja tore. Teeme meile ühe ühisvõtte. 1, 2, 3, ma vaatan nüüd kella pealt. Vaatame nüüd kõik taevasse. See oli satelliidipilt. Seda hakatakse teile iga kuu mõõduka tasu eest koju saatma. Aga tegelikult minule meeldib väga ja ma tean ka teistele jõulutaatidele meeldib väga ja kõige vahvam, et ka memmedele meeldib väga ja ma olen kuulnud ja ka näinud, et vanaemadele meeldib väga ja ma olen näinud ka, et vanaisadele meeldib väga ja siis ma olen näinud, et emmedele meeldib väga ja siis ma olen näinud, et isadele meeldib väga, kui üks väike poiss või tüdruk loeb kuuse all ühe ilusa luuletuse. Kas keegi tahab lugeda? Kellel on juba luuletus peas? Minu pisikene kiisu, hallikarvaline miisu, virgalt silus oma vurru, jõulutaat liile lõi nurru. Mis ta selle eest küll sai? Prääniku ja pika pai. Ja taadid nüüd pai ja kommikaskod vallaksime ja mitte ainult jõuluaeg. Terve aasta üksteist märkaksime, hoiaksime, kallistaksime ja sõna otseses mõttes võtame põlve peale ja kanname kätel. Siis on elu nii ilus ja tore ja eks oma elu saame ikka ise elada ja ise hoida. Ilusat advendiaega ja kogu eluaega teile kõigile. Jõulumäe lähedalt, et ma peaaegu elangi jõulumaal. Et küsitakse, kus jõuluvanad on, jõulumäel on. Ja Edul on siukene luuletamise pisik vahetevahel kallale tulnud on. Ja muidu arvatakse, et jõuluvanad ei oskagi luuletust lugeda. Jõuluvanal kurb on meel, kõnnib üksi metsateel. Jõuluvanal kurb on saatus, saanil
pole ülevaatust. ja kui ülevaatust ei ole, siis tulevad need sinised päkapikud ja kirjutavad pika luuletuse. ja pakuvad oma aktsiaid. no hakkame nüüd ära veel. no kõiki. muidugi meil oma väsivad otse ära. mul on ka vist ülevaatus tegema. kus sa lähed, päkapikk on ära seal.